tere, armas teekaaslane, kuulama, kogema, vaatama kaardi lugemist, ettevalmistus uueks eluetapiks. Ja see kaardi lugemine ei ole siin sugugi juhuslikult sinu ellu sattunud, sest et minu nimi Stella Shakti, olen kanaldaja, ekstrasens, energiate õpetaja ja aitan inimesteni tuua mäletamise ja peegelduse selle kohta, kes nad tegelikult on. Ja aitan kanaldada ehk tuua vajalikud teadmiste ressursid sinu hinge varamusse, et sa saaksid edasi liikuda uues õitsengus, uues tugevuses ja uues naudingus, sest et elu kutsub meid elu nautima. Et kõige olulisem on olla tänulik selle eest, mida me juba oleme kogenud, et kogeda uusi õnnestumisi, uusi vilju oma elu puhul. Ja seda, mis laadi viljad sind on ees ootamas, hakkamegi siis siin kaardi lugemises vaatama. Ja ka seda, mismoodi siis selleks uueks õitsengu ajastuks ennast valmis panna. Nagu ikka ennem teele asumist tehakse plaane, siis praegu on sinu elus selline etapp, et on aeg vaadelda ennem kui karmauh pea ees uude sisse sukelduda, on aeg hingata sügavalt, panna valmis oma vaim kõige kõrgemaks potentsiaaliks, mitte leppida vähemaga kui see, mis sa päriselt soovid. Ja see, mida me siin võime tunda, tajuda, on see, et meid valmistatakse ette täiesti uueks seadistuseks, et sinu elu voog praegusel hetkel kutsub sind kokku saama, kohtuma oma hinge meeskonnaga, oma hinge hõimuga. Ja selleks, et sa õpiksid ära tundma, kes on sinu hõimus, kes on see, kellega koos liikuda, mil moel liikuda, on sul tulnud praegusel hetkel ära õppida see, et sul on tarvis osata öelda ei sellele, mis sinuga ei ühti, et sa saaksid öelda jah sellele, mida sa tunned, et on sinuga tõesti kokku kõlamas. Ja see sinu eelaimdus, mis sul on olnud, et äkki tõesti nüüd asjad lähevad sellisesse mõnusasse voogu, need on täiesti asjakohased, need on täiesti õiged eelaimdused. Mis sellest, et vahetevahel mingi kahtlususs tahab endale pesa ehitada sinu hingeaeda, siis see, et sa oled jäänud truuks sellele heale tundele, ei ole seda head tunnet veega välja visanud, ei ole seda hüljanud enda sees, on sind hoidnud kogu aeg voos ja pühitsuste programmis, öeldakse mulle sellises initsiatsioonide ajatsüklis, kus järjest on sul tulnud ületada enda vana mina, et tulla uude iseendasse. See kõik hakkab sulle tooma imelisi vilju, et kõik see hea, mida sa oled siia planeedile panustanud, vahel isegi ilmselt tunnetades, et mis seal ikka, et nagunii keegi ei pane tähele või need on nii väiksed asjad, mis ma teen, või et see on normaalne, et inimesed on heasüdamlikud, siis tegelikult see on väga eriline voog, väga eriline elu, mida sa oled selleks kehastuseks valinud, sellise meisterloojana, inspiraatorina väga paljude teiste jaoks oled sa õppinud valima, järjest tõsta oma energiasagedust ja järjest tulla suuremasse kaastundlikkusse, armastusse, hoolimisse, eelkõige iseenda suhtes. Ja need sammud ei ole jäänud algallika poolt nägemata. Sulle vastatakse, kõik see hea, mida sa oled teistesse panustanud, tuleb sulle endale 1000-kordselt tagasi. Ja kuigi sinul endal võib olla selline tunne, et sa oled nii väsinud, sa oled nii kurnatud, sa oled nii tüdinenud sellest vanast tsüklist, siis see kurnatuse ja väsimuse või rahutuse tunne on selgeks märgiks selle kohta, et see vana tsükkel saab nüüd läbi. Ja see ongi tegelikult läbi saanud ja sa oled juba ületanud oma ego, hirmu mina,
hirmuminaga samastumise ja need protsessid on olnud võimalik, et lausa täiesti hinge lõhkuvad, on sul selline tunne olnud, aga see ei ole olnud selleks, et sa murduksid, vaid selleks, et sa sirutuksid välja, selleks, et sa haaraksid võimalustest kinni. Nüüd koos luua nende inimestega sellises energias, mis sulle päriselt meeldib. See on olnud vajalik, et sa õpiksid astuma välja nendest draamamustritest, mis olid siis vana elutsükli selliseks põhiliseks tunnuseks. Oli draama, võib-olla ka valelikkus, võib-olla ka haiget tegemine sõnadega, võimalik, et mitte sinu poolt, aga võib-olla sulle suunatud negatiivsete energiatega toimetulek, et sa oskad jääda tasakaalu, rahusse, harmooniasse. Ja see uus tsükkel, mis sinu jaoks on tänu sellele vana tsükli lõpetamisele alanud juba, areneb väga rahulikult, väga vaikselt, samm-sammult, et kui draamatsüklis toimusid muutused sellise kõuekergatusena ja võimalik, et sellise murdumise tunde kogemusega väga tihti, siis selles uues kogemuses sul on nii palju elutarkust, sul on nii palju selgelt nägemise võimet, intuitsioon on väga hästi avanenud. Ma tajun, et sina, kes sa kuulad, sa oled tõeline tunnetuse meister ja sulle võib-olla tundub, et mis nüüd mina, aga tegelikult need väiksed sisemised nügimised ja väiksed sisemised hooandmised, mis on sind suunanud suuremasse enesearmastusse, enese eest hoolitsemisesse, need on tegelikult olnud väga suured sammud ja kuigi selliste enda eest hoolitsemiste praktika võib tunduda, et see on nii aeglane ja vaikne edasiliikumine, et peaaegu et nagu tajutamatu minu enda jaoks, siis vaata, kus sa olid näiteks 5 aastat tagasi, 10 aastat tagasi, kui suur muutus on sinus toimunud, missugune suur kasvamine, missugune suur areng tänu sellele, et sa oled õppinud aru saama, kui väärtuslik on sinu aeg, kui väärtuslik on sinu energia, kui väärtuslik on see, et sa panustad iseendasse aega ja energiat. Ja selle uue tsükli ja selle järgmise kuu aja jooksul sa hakkad nägema ja mõistma veelgi selgemalt, et tegelikult kõik hea on su ellu tulnud pingutuseta. Sa oled sellele avatud, jah, sa oled selleks tööd teinud, sisemist avanemist, et seda avatust hoida ja kasvatada, aga kõik sellised suuremad läbimurded ja kasvamised on olnud nii loomulikud, et sa võib-olla oled neid pidanud juhusteks, võib-olla oled pidanud neid lihtsalt kokkusattumusteks, aga tegelikult sa hakkad nüüd nägema järgmise kuu aja jooksul, kuidas kõik on olnud tegelikult sinu sisemise eluhoiaku kasvatamise tulemus. Et sa oled iseennast kasvatanud uude kohta energeetiliselt ja tänu sellele hakkab elu vastama sulle väga siiralt, väga ausalt, väga tõeselt, väga otsekoheselt, vastavuses sinu kõrgenenud energiasagedusega. See järgmine kuu aega nõuab sinult, et sa vaataksid minevikule, kui see sulle meenub, kaastundega. Mitte sellepärast, et sul on vaja kedagi paremaks mõelda, kui nad seda on olnud või mis energiaid nad on läbi enda lasknud, mis iganes teemulike energiatega keegi on siis sinu elus esinenud, et sa õpiksid enda valgusesse rohkem tulema. Kaastunne ei ole selleks, et sul on vaja nende jaoks seda teha ja olla, vaid tegelikult see on sinu enda jaoks. Kaastundlikkus ei ole haletsus, see on armastuse voolata lubamine, mitte ennast lukku panemine. Ka siis, kui keegi on sinu energiaväljas olnud kohatu käitumisega, mitte sind väärtustanud, mitte hinnanud, ei ole osanud olla tänulik. Et kõik need kohad, kus sinu suhtes on eksitud, sa oled tundnud, et keegi on olnud ebaõiglane, ülekohtune,
olukorrad on olnud liiga rasked ja sa ei ole sealt leidnud seda kergenduse voogu, siis tead kõik need nii-öelda ebaõigluse kohad elu isiklikult, universum, Jumal isiklikult, läbi selle, et sina tuled suuremasse kaastundlikkusse, pöörab sinu edu on nüüd kohal, et saatuse ratas on pööranud ennast õiget pidi. Need tasakaalutused pööratakse elu poolt tasakaalu ja seda protsessi tuleb juhtima peaingel Miikael, peaingel Gabriel, peaingel Uriel. Peaingel Miikael siis aitab vabastada need vanad mittetoetavate energiate ühendused, kui need inimesed ei ole piisavalt ärkvel, et ise tõusta heasoovlikkuse tasandile ja üksteisega arvestamise tasandile ja südamesse, siis nemad võivad jätkata neid lugusid kellegi teisega. Sinu ühendused katkestatakse nende inimestega või muudetakse need hingelepingud kõrgemalt poolt, kõrgema mina poolt. Ja see, et sa oled kaastundlikkuses, sellega sa oled kõrgemas energias, sa ei lähe enam nendesse draamalugudesse. See ei ole lihtsalt enam energeetiline vaste taolise magnetismi jaoks. Ja kui need inimesed peavad veel selliseid õppetunde läbi tegema, et oma kogemust saada hingena, siis need inimesed lihtsalt tõstetakse su elust välja. Nad tegelevad teiste inimestega, teiste draamadega, teiste lugudega, aga sina saad nii-öelda priipääsme. Sa pääsed puurist välja. See on olnud väga pikk ja väga raske, isegi aastatuhandeid kestnud protsess väga paljudele hingedele. Ja mul on nii hea meel praegu sulle seda sõnumit tuua, sest sina oled sellest hiigel suurest puuris olemise tsüklist väljas. Sa oled hingelisse vabadusse jõudnud või jõudmas kohe-kohe. Ja selle kinnituseks tuleb sulle sõnum armastuse meesenergia poolelt. Ja meesenergia sõnum on see, et ära võta mitte midagi isiklikult. See kõik oli lihtsalt test, et näha, kas sa jääd armastusele truuks. Selles oli veel väga palju alamprotsesse, alamõppetunde, aga põhiõppetund oli see, et sina jääd armastusele truuks. Ja sa oled seda jäänud ja seda premeeritakse kõrgemalt poolt väga suuresti. Ja see, mis sinu jaoks tundus võimatuna, oli see õnnelik abielu, õnnelik harmooniline elu siin planeedil, mis tundus sulle kättesaamatu, võimatu. Pühitsused tundusid, et lükkavad sind sellest protsessist pigem eemale. See kõik pööratakse õiget pidi. Tänu sellele, et sa ei usu enam hirmu juttu, sa oled sellest hirmu tsüklist välja pääsenud. Sa oled kogenud ilmselt väga palju magamata öid või sellist rahutust. Hing on olnud väga suures rahutuses, aga selle rahutuse põhiline sõnum on olnud tegelikult see, et hing on teadnud terve see aeg, et sinu unistuste täitumine on sulle garanteeritud. Tähekaart, eks ole. Tähekaart on püha sõnum algallikalt otse sulle. Sina oled särav täht ja sa väärid tõusmist ja elamist tõelise särava tähena. Sinu ülesandeks ei ole siin mitte küünitada selle tähe järele, vaid olla kannatlik, sest see täht tuuakse sulle ise koju kätte. See, mida sa oled tahtnud, tuleb su juurde ise. See idee, mida sa oled oodanud. See inspiratsioon, mida sa oled soovinud, see küllus, millest sa oled unistanud, see, mida sa oled päriselt tahtnud, on see õnnelik suhe, valgustatus, selgus mingi olukorra suhtes, tuleb sulle lõdvestusest, tuleb sulle puhkusest, tuleb sulle selles kogemuses, et sa oled avatud, sest sa oled ära tundnud enda väärtuslikkuse. Eneseväärtustamise õppetunde oled sa saanud ilmselt juba kuhjaga ja seda ma sulle ei pea rääkima, kui vajalik on ennast väärtustada.
ma usun, et sina, kes sa seda videot näed, sa oled ära tundnud, et see on olnud üks sinu elu üks kõige olulisemaid õppetunde. Sest sa oled pikalt uskunud, et sa ei väärigi paremat. Sa ei väärigi seda, et sinu jaoks võiksid asjad ka minna imeliselt. Tõesti imedeküllaselt. Sa oled võib-olla uskunud, et sa pead välja teenima armastuse või sul on vaja tohutu pingutusega küllust luua. Nüüd aga, kus sa avad oma südame ka maagilise maailma toele ja võimalikkuste tulemisele, mis tulevad kergusega, on sinu töö mitte selles, et sa pingutad ja punnitad, vaid selles, et sa lubad algallikal läbi endale luua. Ja selles on tohutu vahe. Üks tasand on siis egomeelega loomine, et teistele mingid muljet avaldada ja sa tunned ju selle enda sees väga hästi ära, kas sa teed midagi enda jaoks, kas see on sellepärast, et sa tõesti armastad seda, mida sa teed, või sa arvad, et see on mingisuguste sotsiaalsete normide järgi õige, või et sa arvad, et see on mingisuguste inimeste arvates kõige õigem, küsimata endal, kas see on minu tunnetuse järgi kõige õnnelikuma versiooni minu väljatoomine, kui ma seda loon, mida ma loon. Et siin tuleb veel küsimus algallikalt, et kas sa tead, kes sa tegelikult oled, kas sa mäletad, kes sa hingena oled, kas sa oled teadlik, kui suure töö sa oled juba ära teinud. Et see arvamus, et ma olen nii harjunud niimoodi tegema ja järelikult minu elus käivadki asjad nii, sest alati on tulnud pingutusega, alati on tulnud nii, et ma olen ise pidanud kõike sättima, vastutama, kontrollima, kõiki kandma. See tsükkel on läbi. Need on olnud meie enda uskumused, meie väärarusaamad, mida me oleme saanud kaasa. Selles eelmise energiatsükli käivituses. Ma ütlesin, see võib olla mõnede jaoks lausa aastatuhandeid pikk energiatsükkel, kus meil on vaja tulnud justkui välja lunastada oma õnn või siis võime ka öelda, et heastada enda arvates midagi. Et see on tohutu tõe välja tulemine, mis praegusel hetkel selles uues tsüklis toimub ja sul ei ole vaja tõde karta, sest et tõde kaitseb meid, elades tõesti tões, mitte teiste jaoks, vaid endaga lõpuni aus olles. Me märkame, me näeme uutmoodi valgust. Jah, kas see üleminek vanast tsüklist uude võib tuua kaasa kahtlusi? Jah, sest me oleme harjunud teistmoodi toimima kui see, mida see uus energiatsükkel energeetiliselt meilt lausa nõuab. See energiatsükkel nõuab meilt uut suhtumist ja selle uue suhtumise põhiliseks sõnumiks on see, et ma ei karda oma hirmudele otsa vaadata, ma ei karda oma pimeduse kohti. Ma julgen kõikidele kohtadele endas ausalt otsa vaadata. Eelkõige teemadele, mis on seotud endale ajavõtmisega, puhkusega, lõdvestusega, naudinguga, tõelise sisemise ärkamisega. Et võib-olla tuleb siit suureks abiks arusaamine, et meil on 2 närvisüsteemi. Kõikidel inimestel sümpaatiline ja parasümpaatiline. Üks närvisüsteem on pidevalt rakkes siis, kui me oleme asjalikud, tegutseme, oleme võitlemises, tegutsemises, otsustamises, valikutes ja teine närvisüsteem aktiveerub siis, kui me lõdvestume. Ja see teine närvisüsteem, mis aktiveerub lõdvestuses, ongi tegelikult meie valgustatuse võti. Ja seda lõdvestavat energiasüsteemi võime siis nimetada ka tervise ja heaolu närvisüsteemiks. Nii et sa praegusel hetkel lausa lülitad enda sees ümber 2 närvisüsteemi, sa oled harjunud toimima võitlusrežiimil, tegutsemises, asjalikkuses
jooksmises, kandmises, toimetamises. Ja uus energiatsükkel ütleb, et kui sa lõdvestud, siis elu kannab sind ise ja see võib tunduda veider ja kummaline. Ja see ei tähenda seda, et sa enam mitte midagi ei tee, lihtsalt lebad nagu juurikas peenral. Ei, see tähendab seda, et see, mida sa teed, selle algkäivitus tuleneb maa energiast, kundaliinist. Kundaliini ise juhib sind. Et ka siis, kui sa tegutsed, sinus on lõdvestus. Ka siis, kui sa lihtsalt teed oma igapäevaseid toimetusi, sinus on valgus. Sinus on sügav rahu. Sinus on piiritu, ääretu õndsus. Ja niimoodi õppides oma närvisüsteeme, kuidas ma ütlen, teadlikult jälgima või olema teadvel, siis see aitab sul väga hästi olla ka teadvel oma mõtete kvaliteedist. Ja mõtete kvaliteet paraneb läbi maanduse, läbi rahu. Sa saad sellest aru, ilmselt sa oled seda juba mõistnud, et kui sa oled rahunenud, on sul hoopis teistsugused sisemised programmid jooksmas, kui siis, kui sa tegutsed pingutuse ajal. Sest et õige tegu on väga-väga oluline siin planeedil, et sa ei tegutse enda vastu. Sest kui sa lähed enda vastu, lähed kogu universumi vastu, siis peab universum sind hakkama korrale kutsuma. Siis on vaja universumil sulle korraldada mingisugune korralik kogemus, et sul ei jää muud üle, kui lihtsalt alistuda. Ja ma ei hakka pikka nimekirja siin tegema, aga ilmselt sa saad isegi aru, et parem on liikuda voos, armastuse voo juhatuses, kui et saada õppetunde, mis nõuavad meil näiteks pikalt voodis pikali olemist. Et isegi kui me oleme avastanud, et meie elus on mingi selline koht, et vot ongi selline suur õppetund olnud, et elu lihtsalt lõi siraki siruli, siis tea, et kui sa siiralt vaatad oma elul otsa, vaatad, mismoodi sa oled toiminud ja sa saad aru, et see toimimine ei ole mitte südamest tulnud, vaid hirmu ajal. Ja sa päriselt kahetsed. Mitte selles mõttes, et sa pead süüd tundma, vaid et sa saad aru, et see oli raisatud aeg ja energia, et nii ei pea toimima. Siis nii kui sa nimetad asju õigete nimedega, tõstetakse sind taas valguse voogu. Et selle uue energiatsükli sõnum on see, et ma ei jäta ennem järele, kui sa oled täielikult armastusele alistunud, sest et armastus tahab sulle tuua kõik sinu südame soovide täitumised ja armastus ei ole nõus leppima vähemaga kui see, et sa päriselt võtad vastu selle uue elu, selle värskuse. Et see on samamoodi nagu armastav ema, kui laps on olnud, ütleme, ma ei tea, mitu päeva toas, aknaid, uksi ei ole lahti tehtud, toas on umbne. Siis ema tuleb ja teeb akna lahti, et laps saaks värsket õhku. Samamoodi elu avab meid uuele ja kutsub meid hingama sügavalt sisse armastust, nautima seda, et armastuses on kõik võimalik. Armastuse toel on kõik hea võimalik. Kõik, mida sa oled unistanud, kõik on võimalik. Isegi kui sa ei tea, kuidas, see ei ole sinu asi otsustada ja teha, sest me oleme suure terviklikkuse väljendused, me ei ole siin üksikud indiviidid, kes üritavad kuidagi eluga hakkama saada ja ellu jääda, vaid me oleme terviklikkuse lapsed, me oleme terviklikkuse väljendused. Ja selles terviklikkuse armastuses on meie jaoks nii palju imelist, mida me võib-olla ei ole osanud isegi unistada ja nähagi. Aga see uus energiatsükkel, see on rõõmu energiatsükkel. See on nauding, see on rõõm, see on kergus, see on helgus, see on juhuu, selline energiatsükkel.
see on magus. Ükskõik, mida sa oled praegu läbi teinud, ükskõik kui kibedad need õppetunnid on olnud, siis see, mis sind ees ootab, on magus, võimas, väga armastav aeg. Tõesti, uus ajajärk on sinu jaoks algamas, sa ei näeks seda videot, muidu su energiakeha oleks selle video juba ammu kinni pannud. Kui sa seda videot praeguseni oled vaadanud, kallikene, siis tea, et need sõnumid algallikalt on otse sulle, otse algallika südamest, otse sinu südamesse. On aeg juba ette rõõmustada. Ja kõik need kogemused, mis sa oled kartnud, et oi, kui ma juba ette hakkan rõõmustama, siis pärast on pettumus suur. Kui sa niimoodi mõtled, siis sa lood lihtsalt endale uue takistuse, sest sina lood oma elu hoiakuga. Siis on vaja rohkem lõdvestuda, lõdvestu sügavamale. Lõdvestu veel enam, nii palju kui võimalik enda sees. Lase lahti nendest programmeeringutest, et sa arvad, et sa tead, kuidas elu toimib. Elu toimib veel palju võimsamalt ja paremini ja toetavamalt, kui sa oled osanud arvata. Lõdvestu sellesse kohta, kus sa tunned, et jah, see on võimalik. Isegi kui ma ei tea, kuidas see on võimalik, siis ma usun, et jah, see on võimalik. Tule sellesse jah tundesse. Pane see kõrvale, kuidas, ja ütle jah, aitäh, sellest piisab. Ja seda jahki sa võid tantsida, joonistada, maalida. Mina soovitaksin joonistada enda koju üks selline jah-portaal, kus see energia lihtsalt voolab kogu aeg välja. Üks selline tore pilt, mis sinu jaoks sümboliseerib portaali, mille kaudu see selle uue energiatsükli energia kogu aeg voolab sinu tuppa, sinu koju, sinu energia välja. Ole tähelepanelik nende märkide suhtes, mis su elus on. Ole tähelepanelik, et sa ei läheks tagasi sinna draamamängudesse, sest et teste veel saadetakse, aga sina ei pea neid konksusid alla neelama. Et see, mida sul on vaja näha, on see, et sinu inimteadvusest kõrgemal on sinu jumaliku teadvuse tasand. Ja selle jumaliku teadvuse tasand saadab sulle kogu aeg juhatust, kuidas liikuda kõrgemale, kuidas liikuda suuremasse valgusesse, mitte tagasi pimedusse. Ole tähelepanelik. Sa ei pea olema täiuslik, sa ei pea tegema alati 100% kõiki nii-öelda õigesti, aga tähtis on see, et sa paned tähele järgmist märki. Isegi kui tajud, et oled millegipärast liikunud tagasi sügavamasse, varjude maailmasse, pane tähele märke. Võib-olla on mingi linnuke, kes rõõmsalt sinu ees lendab või mõni kiil, kes toob sulle transformatsiooni sõnumi või mõni liblikas või kuuled mingit ilusat laulu või sa märkad mingisugust sulekest näiteks teerajal. Kõik sellised väiksed märgid, mida elu sulle saadab, on sulle märgiks, et sa liigud tagasi valgusesse. Sa ei liigu karistuse ja piinlemise kuidas seda öelda, eesmärgiga. Sinu kõrgem eesmärk on tõusta. Astu samm korraga. Kasvata oma lootust. Silluta oma teed. Kaastundega iseenda suhtes. Olles kaastundlik, olles halastav, olles kannatlik ja võttes kõike, et see on sammu haaval liikumine. Sa ise aitad ennast ja elu aitab sind ja see uus energiatsükkel, see on nii suur avanemine, mis sinus on toimunud, aga sa ei kujuta ette, missugune avanemine veelgi on tulemas. See on olnud sissejuhatus. See, mida sa oled pidanud praegu läbimurdeks ja läbiliikumiseks,
see 1000-kordistub. see on tohutult võimas protsess, mis sinu jaoks on lahti rullumas. ja see kaardi lugemine siin on algallika väike lehvitus sulle, et sa ei ole üksi. elu näeb, kus sa oled ja elu oskab sulle täpselt õigel hetkel saata täpselt õiged sõnumid, et sa kuuleksid neid täpselt õigel hetkel ja nii see on alati olnud ja nii on ja nii saabki olema. Sinu ülesanne on usaldada, et kui info ei tule otseselt sulle, siis see tuleb kellelegi, keda sul on vaja kuulata. Või tuleb läbi märkida, mida sul on vaja märgata. Aga sa ei jää infost ilma, sul ei ole vaja karta, et sa magad mingi õige info maha. Võid teha täiesti vabalt taotluse, aitäh, et ma märkan märke, mida elu mulle saadab, mida mul on vaja märgata, ma mõistan. Sinu teadvelolekusse tulekust, ärkamisest, enda tõelise olemuse mäletamisesse ärkavad kõik sinu ümber, absoluutselt kõik, varem või hiljem. Ära alahinda oma väikeste hetkede vajalikkust, kus sa oled päriselt endas kohal, kus sa oled oma kõrgemas olemuses kohal, kus sa oled enda Buda olemuses kohal. Sulle võib tunduda, et aga ma ju ei tee midagi, ma lihtsalt olen. Ma lihtsalt naudin enda valguse olemust. Ma naudin seda väikest rahupausi. Ma naudin seda imelist päikseloojangut. Aga tead, sa oled multidimensionaalselt ühenduses kõigega ja kõikidega. Ja see väike nihe sinus aitab tuua magnetraja ka teistele inimestele. Sinu väike samm on universumi silmis nii suur asi. Ja see, et sa valid järjest ja järjest olla see, kes sa oled ja sa valid väljendada enda sügavaimat, mitte hirmu mina tõde, vaid päriselt oma südame tõde on valgustus. See on sinu dharma, see on sinu eluülesanne. Väljendada enda tõde. Isegi kui seda kohe vastu ei võeta, isegi kui seda naeruvääristatakse, seda maha tehakse, isegi kui sa oled selle eest nii-öelda välja visatud mingisugusest seltskonnast või lausa perekonnast, siis tea, et see tugev vastuseis, millega sinu südame tõele on vastu seistud, murrab nende egokooriku varem või hiljem, sest tõde tuleb alati nähtavale. Armastus võidab alati. Ja sa hakkad seda nüüd nägema. Sa võib-olla ei ole sellest varem nii teadlik olnud sinu enda nagu mõjust, sinu tõe mõjust, sinu kaastundlik tõde, südamlik, südamest tulev valgus on tõeliselt elu muutev. See muudab kogu planeeti, kogu universumi kogemust. Ütleme ausalt, siin ei ole vaja keerutada või vähendada sinu vajalikkust. Ühendu algallikaga. Sa saad kõik juhatused tegelikult alati enda südamest, suhtle algallikaga otse, nii nagu sa suhtleksid oma mentoriga, oma õpetajaga, oma kõige armastavama, kallimaga, kes tahab sulle kõike head tuua ja kes annab sulle kõik, mida sa soovid oma hinges kõige kõrgema plaani elluviimiseks. See nihe, mida sul siin praegusel hetkel vanast tsüklist uude tulemiseks palutakse teha, on see toetu armastusele. Võib-olla sa oled arvanud, et sul elus ei ole kedagi, kes mõistaks, ei ole kedagi, kes kogu aeg olemas oleks.
see on olnud hingedevaheline kokkulepe, et sa hakkaksid toetuma enda südamele, enda armastusele. Ja kui seda on iseseisvalt raske saavutada või leida või tunnetada, siis ma soovitan väga rännakuteraapiat, perekonstellatsiooni, mis iganes teema, reiki, mis sind kõnetab. Usalda enda sisetunnet ja liigu järgmises sammus endasse, mitte väljapoolt asju küünitama, vaid endasse. Tule mäletamisesse, kes sa oled. Tunneta, kes või mis on algallikas. Hoia oma tähelepanu fookus sellel ja sa hakkad nägema, kuidas see fookuse muutus muudab kõike paremuse suunas, õitsengusse, armastusse. Ja nii see on. Aitäh teile kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast. Olge õnnistatud. Aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest.